Tere! Täna võtan hoopis sellise veidi teistmoodi teema käsile ja räägime veidike matemaatikast ja noortest. Miks? Sest see tundub pidev peavalu kõigile olevat. Ülikoolid muretsevad, et matemaatikas ei ole enam piisavalt head riigieksami tulemused ja noori ei ole piisavalt. Tallinna linn üritab siin kaugõpet teha, kuna matemaatikaõpetajaid pole piisavalt ja nii edasi. Ja kuigi ma ise olen ju meedia- ja digipädevuste koolitaja, siis ütleme nii, et matemaatikas olen ma entusiast. Mulle meeldib matemaatika. Ajaviiteks teen ka kodus vahetevahel matemaatika ülesandeid. Ja et ennast teemaga paremini kurssi viia, siis ma käisin raamatukogus. Ma tänan väga Laagri raamatukogu ja näete, ma loodan, et ära ei varjuta. Laenasin endale mõne natukene lugemist. Lugesin neid raamatuid ja mõtlesin, et oi. Et tegelikult ma võin täiesti aru saada, miks noortele see matemaatika teema peavalu valmistab, sest olgem ausad, need ülesanded meenutavad mulle lapsepõlve ja minu lapsepõlv oli siis, kui me veel arvutitest ei teadnud ja klassijuhataja saatis mind Viiburi poodi Pärnus siis, kui kohvi lubati tuua, et ma tubli õpilasena hoian järjekorda talle kinni, et minuga ei juhtu midagi, kui tunnist puudun, on ju. Et põhimõtteliselt ma olen nõus, et matemaatika valemid ei muutu, aga tegelikult kontekst muutub. Matemaatika ei ole teadus iseenesest, vaid matemaatika on miski, mida me kasutame iga päev ja sealhulgas ka internetis. Kui me räägime meediapädevusest ja kriitilisest mõtlemisest, siis see tegelikult saab alguse sellest, et me saame aru lihtsatest asjadest nagu matemaatilised tehted, matemaatiline loogika ja kõik muu. Ehk siis ma jään selle juurde, et ükskõik mis su eriala on, ükskõik mis teema on, natukene matemaatikat tuleb igale ühele meist kasuks. Ükskõik, kas me räägime pensionifondist, palga arvutamisest, ostude tegemisest ja nii edasi. Aga paratamatult on nii, et kuna matemaatika võib olla keeruline osade jaoks, minu jaoks ei ole, selles osas on mul keeruline võib-olla panna ennast nende kingadesse. Siis ma otsustasin teha ühe eksperimendi. Eksperiment on see, et kas ma suudan välja mõelda vähemalt 10 ülesannet, mis oleksid seotud matemaatikaga, oleksid seotud nende õpikutega, mida ma siin läbi lehitsesin ja samal ajal oleksid seotud nende tegevustega, mida noored internetis teevad ja olgem ausalt, neist tegevustest tean ma palju. Ja pean ütlema, et see oli päris lõbus ülesanne. Ma tegin Canvas isegi ilusa, ma ei tea, see ei ole töövihik, see on väike, aga tegin 10 ülesannet, kujundasin ära. Et videokirjeldusest leiate lingi ka sellele failile, et kui mõni õpetaja tahab neid tunnis kasutada, siis võib mulle tassikese kohvi siin Paimi kohvi lehel välja teha, aga ei pea, võite kasutada ka niisama. Minu eesmärk on ikkagi eelkõige õpetada noortele matemaatikat paremini. Nii, aga mida ma siis tegin? Põhimõtteliselt ma mõtlesin, et kus noored oma igapäevases elus ehk siis nutimaailmas matemaatikaga pidevalt kokku puutuvad. Ja näete, tegin ka sellise nunnu kujunduse esimesele lehele, siia panen lingid, asjad peale. Ja esimene, millega algklassi noored kindlasti väga kursis on Roblox ja Robuxid. Võib-olla täiskasvanud ei ole, aga noored on. Laske neil selgitada. Ja näiteks siin 4. klassi õpikus ma leidsin just ülesande, kus on tekst, et ema ostis 6 suurt ja 3 väikest taldrikut ning maksis 165 krooni. Jep, krooni, mitte eurot. Ehk siis olgem nüüd ausad, kui palju suudab üks algklassi laps või olgu 4. klass on teine põhikooliaste ennast samastada ema taldrikute ostmise ja kroonidega. Aga me võime selle teha neile kohe põnevamaks ja rääkida, et seal kuskil on Karl ja Miia, kes tahavad Robloxis shopata. Idee on täpselt sama, jälle on mingid ostud, mingid asjad, aga see koheselt paneb noorte mõtte tööle. Ja siin ongi lihtsalt ja siin on veel samuti vahetuskurss, et kui kroonid tuleb eurodeks teha, siis ega Robuxid tuleb ka teha eurodeks. Nii et siin saab mitut asja teha. Ja ma panen siia alla ka lingi õpetajatele just sellise, kus Canvas saate ise muuta ja täiendada, sest need on tehtud sellised suht üldised ja erinevad klassid, et te saate kõik ülesandeid teha veidike grammi võrra lihtsamaks või grammi võrra raskemaks, sõltuvalt mis klassile te neid anda tahate. Nii, aga teine, YouTube. Et selle kohta ma vist päris ametite kohta ei leidnud siit ülesandeid, aga põhimõtteliselt ma tean, et paljud noored tahavad saada YouTuberiks, teevad enda YouTube'i kanaleid juba kahjuks ka algklassides, kui neil tegelikult ei ole õigustki kontot teha. Aga kasutame seda ära. Näiteks siin on ülesanne see, et keegi tahab kasvatada oma kanalit.
siin on kohe protsendiga, näiteks me enda YouTube'i kanalil, okei, mul on 20-30% see kasv olnud, aga olgem ausad, ma näen ka vaeva nende videodega. Aga per video umbes ma kuskil nägin statistikat 10%, kui teed hästi sisu ja nii edasi. Las noored õpivad protsenti ilusasti selle pealt, kuidas YouTube'i kanal kasvab. Ja siis siin teises osas on veel logaritmiga, et see alumine osa ei sobi võib-olla põhikoolile, aga näidata, kuidas ka gümnaasiumiastmele. Sest tegelikult see, et kui mul on 1000 jälgijat, ma tahan 10 000 jälgijat, iga video toob 10% uusi, siis see on puhas logaritmi ülesanne. Ehk siis 10-11 klass lõbutsege, see on vist isegi 11 klass, kui ma ei eksi. Nii, veel üks väga oluline teema, et ekraaniaeg. Noored jälgivad, tegelikult nad vaatavad, kuhu kulub, neil endal on ka süümekad. Miks mitte kellaaaegu liitmist, lahutamist õppida ekraani aja peal? Siin ma keerasin vindi muidugi natukene põhja ja tegin kohe sellise, et on ka see, mis selle asja nimi on, sektordiagrammi, mul on kaugemal ekraan, ma ei näe nii hästi, aga sektordiagrammi võib teha, aga kui ta on algklassid, võib ka tulpi teha, võib ka teha nii, et lihtsalt joonista ringid, et suurem mummu selle kohta, mis on rohkem oldud ja väiksem mummu seda. Ehk siis, ja seda ekraani aega ei pea üldse töölehelt võtma, iga noor võib võtta oma telefoni välja ja vaadata oma ekraani aega. Ehk siis me lõimime koheselt natukene inimseõpetust ja matemaatikat siia kokku. Taaskord, väga kohandatav ülesanne eri vanustele. See, mis ma siin tegin, sobib selle, ütleme, 7., 8., 9. klass pigem. Et nii, mis siis veel? 4. ülesanne leidsin ka väga sarnase 3. klassi õpikust, kus on kirjas, et ema ostis 10 niidirulli, igas rullis on 100 meetrit niiti, nüüd on meil kodus x meetrit ehk x kilomeetrit niiti. Okei, see on mõõtude peale. Aga kui me selliseid teisendamisi teeme, siis tegelikult üks teisendamine, mida noored peaks harjutama, on see, et megabaidib palju ruumi. Hämmastaval paljul noortel on kogu aeg telefonis ruum otsas. Ma ei kujuta ette, kui palju või mille peale neil see ruum läheb. Aga see tähendabki, et väga hea võimalus, sul on nii palju ruumi, foto võtab nii palju, kui palju on. See äpp võtavad nii palju ruumi, kui palju need äpid kokku võtavad. Vaata enda telefoni on ju seda nii-öelda storage mälu ja vaata, liida kokku, grupeeri ära, mis on praktilised äpid, mis on videoäpid, mis on suhtlusäpid. See on nii palju asju teha, ma võiks sisustada nädal aega matemaatikat juba selle peale, et lihtsalt vaadata, mis telefonis on, mis äpid, teha graafikuid, teha kõike. Samuti internet on piiratud mahuga ja ma tean alati, et õhtuti on noored mul mõnikord koolitustel hädas. Me ei saa Kahooti teha, meil on internet otsas, aga võib-olla õpetada noortele esmalt seda, et erineva näiteks resoga videod võtavad erinevalt ruumi. See õpetab ka seda, et sa ei pea alati maksimumi võtma, see on keskkonnale palju kasulikum, kui sa madalama resoga seda. Pane sellel videol ka madalam reso, on ju. Aga et me ei pea selle madalama, et alati kõige kõrgemat reso paneme, eriti kui me mobiiliekraanilt vaatame. Ja siit saavad noored ilusasti arvutada loogilist mõtlemist, matemaatikat, kuidas teisendada gigabaite megabaitideks, seda ma ei näinud üheski matemaatikaõpikus, et näiteks kuidas gigabaidid, megabaidid võib-olla on, ma ei lugenud päris lehelt neid läbi. Aga taaskord, väga hea viis. Nii, siis veel üks asi, igasugused lineaarvõrrandid, igasugused graafikud. Ma avastasin, et see on 7. klassi osa. Ootake, ma isegi tegin siin ja 7. Näiteks 12 sentimeetri pikkune küünal põleb ära 3 tunniga. Leia seos küünla pikkuse ja põlemise aja vahel. Tee graafik. Mitu sentimeetrit on küünlast alles pärast 1 tundi, 1,5 tundi, 2 tundi ja nii edasi. Jah, võib-olla mõned tüdrukud, kes hirmsasti küünlaid põletavad selles vanuses, on sellest teemast ka huvitatud, aga enamik ei ole. Aga parem laske noortel teha graafik, et kui sa teed video nii-öelda madala resoga, keskmise resoga, hea resoga, siis kui palju võtab 1 minut videot, 10 minutit videot, näete, siin saab, ma tegin isegi graafiku põhja ja poha, et las joonestavad eri värvi, ja siis saavadki graafikult vaadata, mul on 2 giga vaba ruumi, tahan 10-minutilist videot teha, näed, need videod sobivad. Ehk siis praktiline asi, mida noor suudab oma eluga ära seostada. Sest ega meil matemaatika eesmärk on ju see, et me oskaksime seda igapäevaelus kasutada. Nii, mis ma siin veel tegin?
Protsessori valimine. Väga oluline teema noorte mängurite jaoks. Olete tähele pannud, et poistel on tavaliselt lauaarvutid, tüdrukutel on mobiilid, väga kehv trend. Et kõigil võiks olla lauaarvutid ja nuputelefonid, aga okei, see on teise video teema. Aga näiteks siin ma leidsin, et Priidu kodust kooli on 420 meetrit. Tiit on oma sammu pikkuseks mõõtnud 0,75 meetrit. Mitu paarist sammu teeb Tiit oma kooliteel? Lahenda ülesanne kahel erineval viisil. Ehk siis siin tuleb liita, jagada ka natukene ja igasuguseid kümnendmurrud ja muu. Aga miks mitte öelda, et okei, mina panin nüüd vist Mart nimeks, aga et Tiit tahab osta protsessorit. Protsessori laal on tuumade arv see, taktsagedus see, hind see. Ja siis hakaku arvutama, kumb protsessor on tema mänguri elu jaoks parem ja kumbas protsessoris on nii ees saab raha eest rohkem kvaliteeti. Ja ma garanteerin, et vähemalt noormehed klassis võtavad seda ülesannet täie tõsidusega, sest see vastus huvitab neid. Et see on selline asi, mida neil praktiliselt vaja läheb. Ehk siis miks mitte taaskord õpetada. Nii, 8. ülesanne on Fortnite. Fortnite'i ülesandes siis on see, et seal on olemas mänguraha viibaksid, kusjuures noored peavad nii palju arutama, neil on igal pool mänguraha eest saavad nänni, aga mänguraha ostab päris raha eest, nii et neil läheb matemaatikat tegelikult rohkem vaja, kui nad ettegi kujutavad. Aga kuna nad ei mõtle ja ei kujuta, siis nad muidugi ei arvuta ka. Aga siis siin ongi, et kui ta ostab mingi kostüümi, hoiab taskurahast kokku väike õpetlik asi, et kui sa tahab mängus asju osta, siis pead taskuraha koguma. Ja siis saabki osta, et millist Fortnite'i paketti tal on vaja, mis hinnaga tuleb ja nii edasi. Samuti üks põhjus, miks noored hirmsasti tahavad YouTube'is ju toimetada on see, et nad loodavad raha teenida. YouTube'is saab raha teenida, kuigi ma ütlen ausalt, et minu esimesed nüüd, ma olen 6 aega olnud nii-öelda YouTube'is siis see konto, kus ka mingi raha tiksub, siis kuna ma muidugi videosi pole vahepeal pandud, mul on edukad 5 eurot, et ma noortele seda karjääri võib-olla ei soovitaks. Aga miks mitte? Mõnel jälle õnnestub. On ka Eesti kanaleid, millel on miljonites vaatamisi, need on küll inglisekeelsed, ehk kui inimene tahab, aga näiteks siin ma leidsingi, mis klass on, 7. klassis on siin ka, et näiteks Karmen teenis töö- ja puhkelaagris, Mart niitis töö- ja puhkelaagris, Sepp töötas. Ehk siis sellised tööasjad on olemas, aga miks me ei pane seda tööasja millegiga seotud, mis on taaskord noorte jaoks oluline? Et siin on siis kirjas, et tal on nii palju jälgeid vaatab, seal on protsentarvutus, siis siit ta peab arvutama, kui palju ta tunnipalk on, siis ta peab arvutama, kui palju ta peaks veel rohkem vaatajaid saama, et teenida miinimumpalka. Ehk siis väga praktiline harjutus noorele, mis annab talle vajalikke teadmisi eluks ja ta on kindlasti motiveeritud ka neid arve paremini kokku lööma. Nii, ja viimane, mis mul on, siin kes meist saab hakkama ilma demuta, on ju, nagu te teate, demo on mu suur lemmik, siis siin on üks selline väikene ülesanne, et kui demust ostad ja siis öeldakse, et saad tasuta transporti, kui ostad rohkem, siis et noor arvutaks läbi, kui palju ta tegelikult üleliigset asja kulutas. Tegelikult ma ütlen nüüd, jah, need on need 10 ülesannet, mis ma praegu tegin. 2 tükki neist aitas mul ChatGPT teha, ma ei ütle, millised, nuputage välja. Tegelikult on nii, et kui te võtate selle ülesannete faili, PDF kujul on ta ka siin all olemas, söödate sisse ChatGPT-le ja ütlete, et mul on seda tüüpi ülesandeid vaja sellele klassile teha kohe hulgim, siis ta teeb igimull otsa eest teile nii palju ülesandeid kui vaja. Ehk siis te ei ole ka mitte mingit vabandust, et ma ei saa sellest noorte asjadest aru. Selle näidisfaili pealt ta suudab, mul oli 8 ülesannet tehtud ja siis ma tegin sõna otseses mõttes, ma võin näidata. Põhimõtteliselt mu sodipaberist tegin pildi ChatGPT-le, ütlesin, et mul on sellised asjad ja et nüüd palun loo juurde ja lõi väga hästi. Ehk siis jah, öelge, mis klassi, kui palju, mis on teema ja andke see näidise ülesanne ja teil põhimõtteliselt tuleb neid ülesandeid nagu Vändrast saela õudu. Vot, selline oli minu panus siis noorte matemaatika õpetamisse täna. Vabandan veidike video kvaliteedi eest, ma tahtsin kiirelt ära teha, mul on täna kiire päev. Aga ma loodan, et asjad meeldivad, võite ka jagada näiteks häid näiteid siia kommentaaridesse. Jagage seda videot mõne oma tuttava matemaatikaõpetaja või kelle iganes.
ja võite piiluda mu teisi videosi, et mul nad ülejäänud on küll rohkem meedia ja interneti teemadel, aga tegelikult oli see video ka meedia ja interneti teemadel. Aga uute kohtumisteni. Tšau-tšau!